Tead, meeleheide, see on midagi palju enamat kui lihtsalt kurbus, eks ole. See on selline vaimne seisund, mis lihtsalt imeb sinust välja kogu su potentsiaali ja elujõu. Aga, ja see on suur aga, sellest on täiesti võimalik vabaneda. Kuidas siis? No, lähme ja uurimegi koos seda iidset tarkust, mis lubab meile näidata teed tagasi valguse juurde. Nii, esimese asjana proovime oma vastasest aru saada. Mõtle sellest nii. Kui entusiasm on justkui elu eliksiir, siis meelehaide on selle täielik vastand. See on puhas mürk, mis ründab otse meie olemuse tuuma. Aga mis see meelehaide siis päris täpselt on? See on lootusetuse seisund. See on see tunne, tead küll, justkui sa oleksid täiesti läbitungimatuses pimeduses. Ja see muudab su kõige suhtes täiesti ükskõikseks. Isegi kõige tavalisemad igapäevased kohustused, need tunduvad äkki täiesti mõttetud. Selles vaimses loiduses, selles raskuses, elu muutub lihtsalt talumatult raskeks. Aga nüüd vaata seda kontrasti. See on lihtsalt võimas. On üks iidne India eepos, Valmiki Ramayana, ja seal öeldakse midagi uskumatut, et entusiasmis peitub tohutu jõud. Tegelikult sellest suuremat jõudu polegi. Mõtle sellele. Entusiastliku inimese jaoks pole siin ilmas mitte miski kättesaamatu. Ja see ongi asja tuum. Lootus toidab elu. Meelehaide, see viib meid surmale lähemale. Okei, aga kuidas siis sellest välja tulla? Enne kui me saame vabaneda, peame aru saama, mis meid üldse sinna viis. Lähme ja kaivame natuke. Mis on selle pettumuse tegelikud juured? Põhjuseid on tegelikult päris mitu. Mõned on täiesti füüsilised, eks? Nagu näiteks seedreprobleemid, väsimus, unepuudus. Neid on tihti isegi lihtsam parandada, kui elustiili natuke muuta. Aga need tõelised sügavad juured, need on peidus hoopis mujal. Ebarealistlikud ootused teiste suhtes. See, et me lihtsalt keeldume aktsepteerimast elu nii, nagu see on. Ja mis kõige olulisem, see isekas, ainult iseendale keskendunud vaatenurk. Ja üks suurimaid lõkse, kuhu me langeme, on see ajalõks. Mõtle korraks, me kas jääme tinni minevikku, elame uuesti ja uuesti läbi vanu kaotusi, alandusi või vigu ja lihtsalt kahetseme. Või siis me muretseme lakkamatult tuleviku pärast. Muretseme ohtude ja kahtluste pärast, mis tõenäoliselt mitte kunagi tegelikuks ei saagi. Ja mis juhtub? Mõlemal juhul laseme käest selle ainsa hetke, kus me saame päriselt tegutseda ja õppida. Me ignoreerime olevikku. Nii, ja see viibki meid selle kõige olulisema küsimuseni. Kui me oleme eksinud sinna pimedusse, siis kuidas me leiame teed tagasi valguse kätte? Ja vastus peitud ühes uskumatut võimsas muutuses. See on vaatenurga muutus. See on see pööre, kus me nihutame fookuse iseendalt teiste teenimisele. Just see avabki ukse vabaduse. Okei, kuidas me seda siis teeme? Esimene samm vabaduse poole on tegelikkuse aktsepteerimine. Lihtsalt leppimine sellega, et võit ja kaotus, suhted ja lahkuminekud, vanadus ja surm, need kõik on osa elust. See ongi elu. Ja tegelikult kõige suurem oskus ongi õppida kohanema selle pideva muutuste vooluga. Jah, õpi minevikust, aga tegutse siin ja praegu, et luua endale helge tulevik. Ela olevikus. Siin ongi see valik nii selgelt näha. 2 teed, 2 täiesti erinevat saatust. Kui kõik su mõtted keerlevad ainult sinu enda ümber, sinu isekuse ümber, siis lõpptulemus on alati rahulolematus, depressioon ja meeleheide. Aga proovi teist teed. See hetk, kui sa hakkad mõtlema teiste heaolule, kui sa tegutsed altruistlikult, su elu täitub lootuse, entusiasmi ja tõelise õnnega. Okei, see kõik kõlab hästi. Kuidas me seda entusiasmi siis elus hoiame? Kuidas me seda iga päev kasvatame? Vaatamegi mõningaid väga praktilisi viise. Üks sinu suurimaid vaenlasi on monotoonsus. Päevast päeva sama rutiin. See lihtsalt tapab vaimu. Nii et murra sellest välja. See on käsk. Too oma ellu teadlikult midagi uut. Olgu selleks siis kunst, muusika, hea raamat, sport, reisimine või isegi mõni vaimne praktika. Mida iganes, peaasi, et murrad rutiini. Proovi ühte mõttemängu. Mõtle elust kui mängust või näidendist laval ja sina oled seal üks osav tegelane, kes mängib oma rolli nii hästi, kui oskab. Ja kui sa komistad või teed vea, ära võta seda surm tõsiselt, see on kõigest osa mängust. Õpi sellest, plaksuta endale katse eest ja liigu lihtsalt edasi. See kergus, see suhtumine, see on nii uskumatult vabastav. Ja pea meeles, elul on alati 2 poolt. Alati.
nagu on hommik, on ka õhtu. Nagu on valgus, on ka pimedus. Oluline on mitte lasta pimedusel end alla neelata, sest isegi kõige süngemas hetkes, usu mind, peituvad alati helgete võimaluste seemned. Sinu ülesanne on lihtsalt neid märgata ja neile keskenduda. Ja nüüd lõpetuseks võtame kaasa mõned ajatud tarkuseterad, midagi, mis aitab meid sellel teekonnal. On üks vana Hiina vanasõna, mis on lihtsalt geniaalne. See ütleb nii, kui tahad teada, mis tee sind ees ootab, küsi neid, kes on sealt juba tagasi tulnud. Mõtle, kui lihtne ja sügav see on. Teiste kogemustest ja tarkusest õppimine, see on hindamatu kingitus, mille sa saad endale teha. Ja C.S. Lewis, tema on selle dilemma suurepäraselt kokku võtnud. Ta ütles umbes nii, et kui sa otsid tõde, siis lõpuks võid leida ka lohutust. Aga kui sa otsid ainult mugavust, siis sa ei saa lõpuks kumbagi. Ei mugavust ega tõde. Ja mis sind siis lõpuks ees ootab? Meeleheide. See on päris karm, eks. Tõeline tee meeleheidest eemale on tõe otsimine, mitte pidev mugavuse jahtimine. Ja see viib meid tagasi selle kauni mõtte juurde. Sinu püüdlused, need on nagu seemned, mille sa oled istutanud omaenda eluaeda. Ja nüüd on sinu ülesanne neid kasta. Kasta neid oma igapäevaste tegude ja positiivste mõtetega. Ja aja jooksul need puhkevad riide ja nad levitavad oma lõhna üle kogu su aia, täites su elu ilu ja tähendusega. See on pidev protsess. Kõik need mõtted, mida me täna jaganud oleme, on inspireeritud bändid Shriram Sharma Acharya Ji jumalikust kirjandusest. Ja see viibki meid selle kõige viimase, kõige olulisema küsimuseni. Küsimuseni, mille ma jätan sinuga. Kas sa oled valmis oma eluaia eest hoolt kandma